Mina olen Mari, ees5 Semjöter. Ja, issand, ma olen Peeter, ES2 Papa Romeo Maik. Ja me tahaks rääkida siis eelmise aasta Toyota raadioamatööride noortelaagrist. Ja lisaks ka tegelikult Soome laagrist, mis toimus detsembris. Ja siin on ka teisi kutsungeid praegu kirjas, kes ES5 Joss ja ES5 Kaari saanud täna tulla ning ES2 ADO-d oli siin, aga ta pidi lippama. Ühesõnaga, laager toimus Ungaris. See toimus siis sellises linnas nagu Győr, mis on Viini ja Ljubljana umbes, päris seal lähedal minu teada. See toimus siis augustis 25 riigis, see oli siis Jaaru Region 1 Camp, Regioon 2 ehk siis USA ja Kanada teevad ka iga aasta laagreid, aga meil oli külalisi siis ka Lõuna-Koreast ja äkki Singapurist või? Ja päris palju rahvast oli kohal, üle 100 inimese. Ma tutvustaks siis juba nii-öelda neid tegevusi, mis me seal tegime. Alustame rahvusvahelisest õhtust, mis oli täiesti esimesel päeval. Ja kõikidel riikidel oli ülesandeks tuua siis oma riigist rahvuslikke toite. Ja eestlased on lihtsad, nii et me tõime seal limpalimonaadi, kalja, kamapalle, kommi ja muidugi ka kala. Ja tegime kalavõileibu. Kiluvõileibu, täpsemalt. Ja terve selle ürituse nagu põhimõte oli tutvuda siis üksteisega ja üksteise kultuuridega. Ja siin on veel pilte tuleb, aga põhiliselt oligi kõikidel maadel oma laud ja siis sa said ringi käia, et ma mäletan, et mingi hispaanlased tõid mingit head vorsti ja seal oli hästi palju maitsta. Ja teine nii-öelda üritus, activity, mis meil seal oli käsitöö. Kaks sellist väikest vidinat, mis me saime ise kokku panna ja tinutada. Alumine pilt vasakul pool on siis FM raadio vastuvõtja, saab kuulata igasuguseid raadiokanaleid Retro FMist Kadi raadioni, nii et selleks antenniks on kõrvaklappide juhe, nii et saab kuulata rahulikult raadiot igal pool. Lähed ka välismaale, siis see skännib ise, millised raadiokanalid on seal nagu regioonis, nii et saab kuulata neid. Ja teine vidin, mille me kokku panime, on siis paremal pildil, mis on morsevõti. Minul isiklikult on tekkis väike probleem sellega, kus kohas see saadab välja ainult lühikest signaali, ehk siis ma saan väljastada ED-d, SIH-i, number 5 ja kõik muud asjad on välistatud. Ja kriipsu ei saa. Mul on tegelikult need kaasas ka, nii et kui keegi targem oskab vaadata peale ja öelda, et mis sellel viga on, siis saate. Ma ei ole proovinud. Mis viga on? Okei, selge. Okay. Siis oli ka meil päris palju morseteemalisi töötubi ja mingeid loenguid. Me õppisime siis kiirtelegraafist, siis sul oli võimalus kas ise praktiseerida morset või siis ka hakata õppima seda nagu otsast peale. Seda oli päris palju seal, lisaks sa said ka siis, Peeter juba mainis oma morsevõtme teha. Ma tegelikult tahtsin seda teha, aga kõik kiitid said ennem otsa. Ja. Nimelt mina sain viimase relee tüki, nii et. Üks siis põhiline suurem ja mahukam töötuba või asi, mis me tegime, oli loengud ja TTT, mis olid, loengud kestsid seal mitu tundi, mitu tükki päevas ja nagu paremal pildil näha, siis tihti see lõppes tuduajaga. Ning kes ei viitsinud sees magada, läksid õue lamama. Siesta on the air. Jah. Ning
Nende teemadeks, loengute teemadeks oli igasugused digiprogrammidest, digiraadiost, näiteks kuidas teha häid sidesid, täpsemalt kuidas logisid paremini kirja panna ise ja ka kuidas levitada amatöörraadio huvi noorte seas. Ja see raadioamatööri nagu huvi noorte seas levitamine, see on ka suur osa TTT-st ehk siis train the trainer või siis treeni treenerid, mille põhifookus ongi siis õpetada noori, kes seal kohal oli, kuidas saaks oma riigis seda hobi siis levitada. Siis lisaks meil oli ka 2 jaama kasutuses, üks siis me olime ühes ülikooli põhiliselt ühikas, kus meile anti põhiliselt terve ühikas, saime seal ringi kolada. Selle üleval katusel oli siis üks jaam ja siis oli meil ka välijaam, mis oli siis päeval aktiivne, kus meil oli mingisugune, kas meil oli Donau jõgi või mingi Donau kõrvaljõgi voolas sealt kõrvalt ja siis seal kohe jõe ääres oli ka telk püsti pandud, et seal sai sidet pidada. Lisaks meil oli ka selline asi nagu off-air contest ehk siis ühe sellise lõbustusena või sellise tegevusena meid pandi kõik ühte saali ja siis pandi aeg käima ja öeldi, et nii palju sidesi, kui sa saad inimestega pidada selles saalis paberi peal ja siis kõik karjusid ja siis veel pandi müra või sellised inimesed, kes pidid müra tegema, ehk siis keegi oligi selline läm. Karjuti põhimõtteliselt lihtsalt kõrva. Ja. Järgmine üritus oli ARDF, nii päeval kui ka öösel. Seal samas välitelgi juures, kus kohas sai sidet pidada, oli siis ka park, kuhu oli peidetud puude külge ja kõrvale ja igale poole olid siis nii-öelda rebased ehk siis need saatjad ja anti vastuvõtjad ja siis me saime need seal jahtida. Mina isiklikult natuke pettusin sellest, sellepärast et see park oli üsna väike ja meil oligi siuke 10 nii-öelda rebast, mida oli seal leida ja need olid väga nagu ligistikku, nii et jah. Aga sai ka öösel teha seda. Ma olen siin oma pealambiga. Mida nad siis edastasid? MOE, MOI, aga mida see 9 edastas? Jah, morsega jah. Mul ei ole meeles, mida nad saatsid. Kahjuks. Okei, lisaks sellele, et me Kööris ringi käisime, Kööri ajalugu ausalt öeldes ma ei mäleta, nii et ma ei oska siin midagi öelda, sorry. Aga me käisime ka Budapestis, päris palju ringi me käisime, vaatasime katedraalid üle, käisime sellel sillal seal, käisime turu peal. Lisaks ma kirjutasin sellest ka artikli Hämmi-Ota leheküljele, kui te tahate inglise keeles võite lugeda. Aga jaa, see oli meie selline turismimoment ka ühte päeva. Õudsalt palav oli, ei taha uuesti. Ning muidugi ka minu lemmikaeg, vaba aeg. Nende ürituste vahel oli mitu tundi ka vaba aega, sai näiteks käia ujumas selles samas Donau kõrvaljões, kus paljud rahvad ütlesid, et seal oli liiga külm vesi, eestlased sulpsasid sinna rahulikult sisse. Lisaks veel vist hispaanlased ütlesid, et miks vesi magus on. Ning samas seal oli ka siis kõrval rand, kus kohas sai niisama aega veeta, pikutada, muusikat kuulata. Ja muidugi kõige tähtsam on muidugi teiste inimestega aja veetmine ja muljetamine ja lihtsalt vaba aeg. Ja mida me ka tegime, oli see, et me võtsime kaardid kaasa, nii et me saime kaarte mängida. Üks lugu, mis tegelikult juhtus ühel õhtul, kui me kaarte mängisime, oli see, et me saime teate, et üle Kööri lendab umbes 30 minuti pärast sääsetõrje lennuk hästi madalalt, mis põhimõtteliselt, nagu nimi ütleb, see puistab sinna sääsetõrje vahendit.
nii et kõik aknad pidi kinni panema. Aga kuna me olime hästi huvitatud sellest, sest me ei olnud kunagi mitte millegist sellisest kuulnud, siis me mõtlesime, et me lähme rõdule ja lähme vaatame seda. Me ootasime pool tundi, ootasime tund. Ma arvan, et mina olin väljas seal umbes 3-4 tundi, seda lennukit ei tulnud. Aga aega veetsime me niimoodi, et vaatasime tähti ja kuna Győr on suhteliselt väike linn, siis seal ei olnud eriti palju valgusreostust ka, nii et me saime rahulikult tähti vaadata, saime vaadata satelliite mööda lendamas ja muid lennukeid ja asju. Aga jah, sääsetõri lennukit ei tulnud kahjuks. Ning täiesti õhtul, peaaegu isegi öösel, siis läksid jutud juba filosofeerimiseks ja suhteliselt huvitav oli. Armas pilt meiest pooliku lipuga, kuna me kirjutame teisele poole lippu tavaliselt oma nimesiga noortelaager, kus me käime, nii et ja Eerikule selle midagi pärast ei meeldi, ta ütleb alati, et see on kole, nii et ma ei tea. Ning siin on ka siis pilt võetud selle rahvusvahelise õhtu lõpetamisel, kus on suurem enamus inimesi kokku kogutud ja pilt tehtud meist. Okei, siis ka me käisime just hiljuti Soomes. Selline asi nagu Jota Month on, ehk siis Youngsters on the Air Month, kus siis, kui sul on näiteks Jota spetsiifiline kutsung, mul ei tulnud meelde seda eesti keeles, siis sul, ühesõnaga, põhiliselt sa teed nii palju sidet, et sa kogud sellest mingeid punkte ja sa saad võistelda inimestega ja nii edasi ja nii tagasi. Siis meid kutsuti, kuna me saime Jotal hästi läbi soomlastega, siis meid kutsuti Soome, et tulge meil nädalavahetuseks külla. Kagu-Soome, OH5Z jaama, päris suur, väga lahe. Ühesõnaga, põhiliselt käisime saunas, pidasime sidet. Lisaks käisime ka sellises ma ei tea, OH5Z jaama on tegelikult arboreetumi sees, ehk siis see on nagu botaanikaed, aga 5 korda suurem ja see on täis puid. Ja selle omanik kahjuks suri hiljuti ära ja siis ta on veel maetud sinna arboreetumisse, siis me käisime teda mälestamas ja siis me käisime seal veel ringi matkamas, et see oli väga huvitav, et suur botaanikaed, aga antennid on ka veel juures. Ja ma räägiksin rohkem ka natuke sellest botaanikaiast, arboreetumist. Nagu näha, siis ta asub Helsingist Kouvola poole, peaaegu umbes sama palju kui Tallinnast on Rakvere, natuke rohkem. Ja tegelikult me käisime ka Kouvolas ära, kus me saime täieliku kultuurišoki, sest et seal on hiiglaslik Prisma, kus kohas müüakse ATV-sid ja see täiesti... Sa saad maja esitada Prisma sees ilma, et sa lahkuks sealt. Täiesti tohutult kõik on olemas, vetsupotid ka, reaalselt. Jah, aga arboreetumist, nagu mainiti, palju puid, palju põõsaid ja lilleliike, aga kuna oli detsember, siis meie nägime ainult puid seal ja ka suure lumekatte all. Ja see jaam, mis seal selles arboreetumis paikneb, on seal juba aastast 1910, kelle siis omanik oli Peeter Tigersteed, nagu Mari ütles. Ning kui te mäletate esimest esitlust, mis täna oli siis raadioamatööruse ajaloo kohta, siis seal mainiti sellist nime nagu Erik Tigersteed, kes oli vist Peetri isa, kes selle koha siis asutas. Ja kui te mäletate, siis 1905. aastal ta segas Vene sõjalaevade tööd. Jah, oli juba eetris. Ja 5 aastat hiljem siis Arboretum Mustilas pani oma jaama püsti. OH5Z. Aitäh! Aitäh teile! Ma hõikaks veel ühe asja välja, et see aasta on laager Tšehhis, Prahas. Kui teil on lapsi või lapselapsi, kes on vanuses 15–25 ja nad huvituvad, siis võite ühendust võtta.